بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Head õed ja vennad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alustame inshallah siis tafsiiri loenguga, mis meil siin kord kuus toimub detsembri vahel. Ja me jätkame Surat al-Baqara värssidega ja alustame 47. värsist. Enne sellega ma teen väikse dua, et mu see jutt siin soravamalt jookseks. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ja 47. värs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Mis tähendab, oo Iisraeli lapsed, meenutage minu õnnistust, millega ma teid õnnistasin ja et ma eelistasin teid teistele rahvastele. Ja jutt on jällegi siis Iisraeli lastest, kes on siis prohvet Jaakobi alayhissalam järeltulijad. Ja Allah tuletab siin meelde neid õnnistusi, mis ta andis siis nende eelkäijatele, kuidas ta näitas neile seda, et ta soosis neid, saates neile endi seast sõnumitoojaid, ilmutades raamatuid. Ehk nad olid siis eelistatud teistele rahvastele oma ajal, et sellel ajal, mis nad elasid. Ja varasemalt varasemad rahvad on ka saanud tohutult palju õnnistusi, aga see on ka meile siin meeldetuletus, et kui palju õnnistusi on Allah andnud nii varasematele rahvastele kui ka meile. Ja see viitab ka Allahi armule, sellele rahmale ja sellele juhatusele, mida ta inimestele annab. Ja seega need asjad, millest me siin ka räägime Surat al-Baqaras, need ei ole ainult sellised lood minevikust või vanast ajast, aga need on sellised, kui me nende peale mõtiskleme, need on tegelikult hästi tugevad sellised meeldetuletused, et kuidas Allah on olnud juhatanud siis inimesi ja andnud neile õnnistusi nii kaua aega juba. Ja kui me tema poole pöördume siiralt duaas või palvuses, siis me teame, et ta on ka kõike kuulav as-samir ja võtab ka vastu meie palvusid. Ja õnnistusest rääkides tegelikult iga hetk, mis meil on kingitus ja õnnistusloojad. Ja me peaks seda võtma iseenesest mõistetavalt. Nii et püüdkem teenida teda tänulikkusega. Ja niimoodi me saame veel rohkem osa, inshallah, tema armust. Ja järgmine vers. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ja kartke päeva, mil ükski hing ei ole mingilgi määral piisav teise hinge jaoks. Ja ehk siis tema abistamiseks. Ja temalt ei võeta vastu mingit eestkostet ja temalt ei võeta vastu mingit lunaraha ja neid ei aidata. Allah on siin siis hästi selgelt öelnud, et need inimesed, kes ei usu tema sõnumitoojasse ja kes ei järgi seda, mis Allah on saatnud, et kui nad kohtuvad temaga viimsel kohtupäeval ja nad on endiselt selles uskmatuses, siis neil ei ole kasu mitte mingitest sidemetest, mis neil selles maisiselus olid, et keegi võiks nende eest kosta, nende eest mingi hea sõna öelda. On need mingisugused pereliikmed või mingisugused tähtsate positsioonidega inimesed, et sel päeval ei ole neil sellest mingit kasu ja nendelt ei võeta seda vastu ja ka mingit nagu sellist lunaraha, isegi kui neil terve maailma vara
oleks pakkuda Allahile, sellest ei ole mitte mingit kasu sel päeval, kui see inimene kohtub Allahit selliselt, et ta suri uskmatuses. Ja see on ka meile meeldetuletus jällegi, et siin räägib küll jällegi varasematest rahvastest rohkem, aga ka meile on see meeldetuletus, et tuleb päev, mille kõik seisame Allahi ees üksinda. Ja ainuke asi, mis meid siis aitab, on meie head teod. Ja see, et me teenisime siiralt Allahit selles maailmas, selles elus. Ja mitte mingisugune, isegi ükskõik mis varad meil oleks, sellest ei ole mingit kasu, kõik need sidemed, maised sidemed, et Allahi arm on lõpuks see, mis aitab meil paradiisi minna. Aga ka teod muidugi, et head teod. Ja see ongi ka üleskutse meile, et me püüaksime iga päev, mitte siis homme, ülehomme, aga juba täna teenida Allahit siiralt. Just kui see oleks meie viimane võimalus seda teenida. Võib-olla ma olen seda maininud ka, äkki see oli, kui ma eksi, Ibn Umar radhiyallahu anhu, kellel oli kombeks öelda või ta ütles, et kui sa hommikul ärkad, et siis ära eelda seda, et sa jõuad õhtusse, et sa elad õhtuni. Ja kui sa jõuad õhtuni, siis ära eelda seda, et sa hommikuni jõuad, et sa ärkad hommikul. Sellise tähendus, tema ütluse tähendus. Et me peaksime iga palvus, mis teeme, kui me mõtleme, et äkki see on meie viimane palvus. Et me kunagi ei tea ju, et millal meie aeg siit maailmast lahkuda, et siis see suurendab meie seda siirust Allahi teenimisel. Ja 49. versis Allah ütleb وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ja meenutage, kui me päästsime teid, eks teie esiisad Vaara rahva käest, kes põhjustasid teile õelat piina, kui nad tapsid teie poegi ja jätsid ellu teie naised. Selles oli teie issandalt suur katsumus. Ja see oli see, kuidas siis ta Allah päästis need inimesed siis Vaara rahva käest. Ja see tuleb ühest sellisest, ja tegelikult kogu see Moosese lugu on sellega seotud. Muusa alaihi salam, kes oli siis Allahi prohvet, et kuidas kui juba algusest kui ta oli väike laps või beebi isegi, oli tema lugu hästi imeline. Et kui Vaaro nägi väidetavalt siis unenägu, et tema selline võim, et ta lükatakse võimult kellegi poolt, kes on siis Iisraeli rahva seast või Iisraeli laste seast. Ja siis pärast seda unenägu käskis Vaaro tappa kõik poisslapsed siis Iisraeli rahva, Iisraeli laste seast ja et ainult tüdrukud jäetakse alles sest unenägu oli see, et mingisugune mees siis Iisraeli rahva seast on see, kes ta võimult lükkab. Ja samuti anti siis kogu selle Iisraeli lastele anti sellised väga rasked tööd, sellised isegi alandavad, häbiväärsed tööd, et nad olid selles ühiskonnas nagu selle Vaara poolt siis nagu selline alamrass. Ja juba lapsepõlves siis, kui Mooses oli väikene, siis Allah ilmutas siis Moosese emale, et see on ka Koraanis, et أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, mis tähendab, et me ilmutasime Moosese emale, et ta toidaks teda, rinnaga toidaks teda. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ja Allah ütleb siis, et
Mooses emale. Ja kui sa tema pärast kardad, siis viska ta jõkke, mingi korvi, mingi asjaga, mis seal oli, ja ära karda ja ära kurvasta. Tõesti, me toome ta sinu juurde tagasi ja teeme ta sõnumitoojate seast. Ja niimoodi siis see lugu oligi, kuidas Mooses, kuigi ta oli ka poistab sel ajal, kui anti käsk kõik poistabsed tappa, jäi ellu. Ja siis tema ema pani ta korviga Niiluse jõkke ja mille leidis siis Vaaro enda naine, kes siis võttis Mooses endale kui siis nagu mingis mõttes nagu lapsendus, võttis endale nagu lapsendatud pojaks. Ja samuti Vaaro on siis tiitel nagu selline, mis anti kõikidele, mis on nagu islamis nagu kõik, kes olid nende Egiptuse valitsejad, kõik uskumatud kuningad selle tolle, et see ei pea olema, see ei tähenda nagu konkreetselt selle inimese nime. Ja samuti on edastatud hadiitides, et Iisraeli siis lapsed päästeti Vaaro käest Ashura päeval. Ja sellest tuleb ka see paast 10. Muharrami kuul siis paastu on ostanud. Ja see on ka hadiitis, kuidas Ibn Abbas radiallahu anhuma ütles, et Allahi sõnumida sallallahu alaihi wasallam tuli Mediinasse ja ta nägi, et juudid paastusid siis selle Ashura päeval. Ja ta küsis nende käest, et mis on see päev, et mil te paastute, ja siis nad ütlesid, et see on hea päev, mil Allah päästis Iisraeli lapsed nende vaenlase käest. Ja Moosesel oli kombeks sel päeval paastuda. Ja siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka paastus sel päeval ja keskis sel päeval paastuda moslemit. Ja see on ka jällegi see meeldudes, kuidas siis Allah päästis Iisraeli lapsed, Iisraeli rahva Vaaro käest. Ja mis näitab ka seda, et Allahi jaoks on kõik võimalik. Ja ükskõik kui raskes hetkes me võime olla või kui raske periood meil elus on, Allah võib ka meid väga kergesti sellest kõigest välja võtta. Vahepeal on võib-olla neid asju ka vaja, et me pöörduksime rohkem Allahi poole, et me paluksime teda rohkem, et me muutuksime siiramaks oma palvuses ja kõiges muus. Aga me ei peaks kunagi kaotama lootust ja mäletame seda, et Allahi arm on tohutu ja ta saab ka kõige raskematest olukordadest inimese välja võtta, et meil peab olema see usaldus, see tawakkul, et mitte ainult, muidugi me peame otsima ka maiseid põhjuseid, näiteks inimene kaotab töö, ta ei saa lihtsalt istuda kodus ja paluda Allah ette, et ta töö saaks, aga ta peab ise otsima neid viise, kuidas saada tööd. Ma ei tea, otsima mingeid tööpakkumisi, küsima teiste inimeste käest ja nii edasi, aga tal peab olema ka see tawakkul, et lõpuks Allah on see ar-Razzaq ja kes aitab ta hädast välja ja kes annab talle elatust. Ja järgmine press on siin وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ja meenutage, kui me teie jaoks mere lõhestasime, päästsime teid ning uputasime Vaaro rahva samal ajal, kui te pealt vaatasite. Et see on siis sellest, kuidas Vaaro ülekohus järjest muutus hullemaks Iisraeli laste suhtes ja tuli siis jumalik käsk põgeneda või siis sealt ära minna ja Allah käskis Moosesel Egiptusest lahkuda salaja siis Iisraeli lastega, selle rahvaga. Ja kui Vaaro sai teada sellest, kogus ta kokku armee, et siis Mooses ja tema rahvas kätte saada enne kui nad siis jõuavad Filistini või Palestiinas. Ja kui nad siis said kätte päiksetõusul Punase mere kaldal, pääsis Allah Moosese ja tema inimesed ja siis uputas Vaaro ja tema siis väe. Ja siin on ka jällegi õppetund meile, et kuidas see ei ole lihtsalt mingisugune lugu minevikust,
aga see, kuidas ta selle mere niimoodi laiali ajas või tegi sellest läbi tee Moosese rahvale, see on ka jällegi meeletuletus meile, et kuidas Allahi võim on piiritu selles universumis, et ta võib muuta ka seda, mis on loomulik kuidagi looduses või loodusseaduseid muuta. Ja kui ta seda suudab teha, siis me peaksime alati mäletama, et ta suudab ka muuta meie elusid, meie olukorda, meie südameid ka, et vahepeal võib-olla me tunneme, et me oleme kuidagi kaugel Allahist, et me ei tunne näiteks palvuses seda nagu rõõmu palvetamisest ja seda, et me naudiks palvust, aga me kuidagi teeme seda lihtsalt kohustuse pärast, et Allah suudab ka meie südameid muuta ja tuua meie südamesse rohkem seda usku, et me tunneks rohkem rõõmu ka tema teenimisest. Ja et jällegi, et me peaksime usaldama Allah, et tema suudab alati teha väljapääsu inimestele, ükskõik halvas olukorras nad on. Ja selle kohta Allah ütleb, et وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, kes kardab Jumalat, kes on Jumalakartlik, sellele teeb ta väljapääsu, ükskõik kui raske olukord tal on. Allah ütleb järgmises versis 51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ja meenutage, kui me määrasime Moosesele kohtumiseks 40 ööd, siis te võtsite teenimiseks vasika pärast tema lahkumist, olles üleastunud. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Siis me andestasime teile pärast seda, et ehk võiksite te olla tänulikud. Et siin on jällegi õppetund see, selle Iisraeli laste või selle Iisraeli rahva puhul ka, kuidas nad järjest eksisid Allahi vastu. Aga Allah andestab ja meiega samamoodi, et kui me teeme vigu, me ei peaks kunagi mõtlema, et me oleme nii kaugel, et enam ei ole mingit lootust olla ja saada andestatud Allahi poolt. Et mitte kunagi ei ole liiga hilja, et seni kuni me elame, on alati see pattude kahetsemise uks avatud ja Allahi piiritu siis andestus on või tohutu andestus on meile kätte saadud. Peame lihtsalt siiralt oma patte kahetsema ja pöörduma tema poolt. Ja järgmises versis 53. ütleb Allah: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ja meenutage, kui me andsime Moosesele raamatu ja kriteeriumi, et ehk võiksite te olla juhatatud. Ja raamatu all on siis mõeldud Toorat, mis Moosesele anti ja kriteerium Al-Furqaan on siis tegemaks vahet tõe ja vale vahel. Ja nii nagu Toora anti siis Iisraeli lastele, Moosesele, on Koraan antud meile ja mis on meie selline juhatus tänapäeval. Ja Allah on andnud selle tohutult väärtusliku raamatu mitte nagu koormaks meile, aga just nagu selliseks nagu valguse allikaks, et juhatuseks, et me teaksime, mis on õige, mis on vale. Et alhamdulillah, et see on nagu ka nii tohutu õnnistus, et me teame, mis on meie elu eesmärk tänu sellele Koraanile, tänu sellele sõnumile. Et me lihtsalt ei eksi siin selles elus ringi, aga me teame, mis me peame tegema, mida maailma looja, Rabbul Aalamiin, maailma issand meilt tahab ja eeldab. Ja mida me peaksime tegema, et olla edukad. Nii mitte ainult selles elus, aga ka eriti just tulevases elus. Nii et püüdkem ka, et nii nagu Iisraeli lastele anti Toora on ju, mis on juhatuseks, et neile on antud Koraan, mis on kõikidele maailma inimestele, et me peaksime keskenduma ka sellele, et püüdma luua tugevamat sidet selle raamatuga. Ja siis Allah ütleb: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Nüüd siis see tähendus on ja meenutage, kui Mooses ütles oma rahvale, rahvas, tõesti, te olete teinud iseendi vastu ülekohut läbi vasika teenimiseks võtmise. Nii et pöörduge patukahetsuses oma looja poole ja tapke iseendid. Kui Mooses oli läinud eemale oma rahvast ja kui ta tagasi tuli, ta leidis, et tema rahvas oli siis võtnud teinud vasika kuju või võtnud vasika kuju endale siis teenimiseks Allahi asemel ja Allahi kõrval. Ja mis on suurim patt, mis on širk, on ju. Ja selleks patukahetsuseks siis oli see, et oli käsk, et süütud siis tapavad need, kes olid teinud seda ülekohut. Ehk siis võtnud teeninud seda vasikat. Ja see oli siis selle eest nagu selle patukahetsuse saavutamiseks, mis oli nõutud siis. Ibn Abbas radiyallahu anhu ütles ka, et igaühelt, kes tapeti, võeti patukahetsuse vastu ning igaühelt, kes ellu jäi, võeti patukahetsuse vastu. Ja siin on ka hästi nagu tähtis sükene disclaimer, mis paraku peab ütlema, et see ei tähenda seda, et inimesed peaksid niimoodi, et siin et keegi kuskil, ma ei tea, teenib mingit vasikat või kivi või kändu või mida iganes, et peaks kuidagi vägivalda näitama selle inimese üles, et see ei tähenda seda. Et see ei oleks mitte kuritegu ainult siin kohalike Eesti Vabariigi seaduste järgi, aga islami seaduse järgi. Et need asjad ei käi niimoodi islamis. Ja selle eesmärk ka siin, miks ma seda mainin, jutustada seda, mis juhtus ja selgitada neid värsse. Et me ei peaks nagu mõtlema, et okei, et Moosesele anti käsk, selline käsk, sellises olukorras, et see nüüd automaatselt kehtib ka meil siin. Ja ma tuletan siin meelde tegelikult, et sama lugu on olemas ka Piiblis. Et vahepeal võib-olla, kui moslemid teevad mingid loengud või asju, et siis võib-olla kellelegi meeldib mingeid kohti välja noppida ja vaadata, et kui vägivaldselt juttu keegi räägib. Aga tegelikult ma olen täiesti kindel, et seda sama lugu on räägitud ka kirikutes ja räägitakse ka tänapäeval. Ja Piiblis näiteks Moosese teises raamatus on sellest kirjutatud. Ja näiteks ma loen paar kohta ette, näiteks, et mis on üsna mingis mõttes on ta sarnane. Ja kui Mooses ligines leeril ja nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta vihasüttis põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäejalamid. Siis 26. versis siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad. Ja ta ütles neile, nõnda ütleb issand, Iisraeli jumal, igaüks pangu oma mõõk vööle, käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see ka oma venn, sõber või sugulane. Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis ja sel päeval langes rahva seast ligi 3000 meest. Et see, mida me nüüd aga sellest õppida saame, on see, et kuigi tol ajal oli see patukahetsuse saamine nagu läbi nagu väga suure nagu kannatuse, et siis siiski ka tänapäeval saavad kõik inimesed paluda andestust. Ja kui me pöördume tagasi Allahi juurde, alhamdulillah, et Allahile tänu, et see on meil nii lihtne, et kui me tahame mingit pattu kahetseda, me lihtsalt pöördume Allahi poole ja siiralt kahetseme seda, palume talt andestust. Et meil ei ole ka mingit muud tegu sinna lisada, et lihtsalt see peab olema siiras, et me ei pöördu ka selle pattu juurde tagasi, me teeme kavatsuse, et me oleme nagu kindlameelsed, et me ei pöördu tagasi, aga isegi kui me pöördume, siis me saame uuesti andestust paluda. Et mingisugune süütunne ei peaks kunagi tagasi hoidma inimest paluma Allahi andestust. Et ta on ar-Rahman, ar-Rahim, ta on andestav, armuline.
et me peaksime alati pöörduma tema juurde tagasi, kui me mingit pattu teeme. Allah ütleb, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ja meenutage, kui te ütlesite, o Mooses, me ei usu sind enne, kui me näeme Allahit oma silmadega, mis järel tabas teid pikk see noor, samal ajal kui te vaatasite. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Siis tõime me teid ellu pärast teie surma, et ehk võiksite tänulikud olla. Ja see on lugu sellest, kuidas need inimesed ütlesid, et me ei usu enne, kui Mooses tuli siis selle raamatuga Tooraga tuli tagasi rahva juurde. Ja siis see rahvas ütles, et nad ei usu sellesse enne, kui me näeme Allahit oma silmadega, kui me näeme Allahit avalikult. Enne kui Allah ise tuleb ja ütleb, et see on minu raamat ja järgigi seda. Ja nad olid sellised põikpäised, et küsisid umbes, et miks ta räägib, miks ta meiega ei räägi, miks Allah ei räägi meiega, aga räägib sinuga, Mooses. Ja see on selline ka meeldetus jällegi meile, et jällegi, et need inimesed, neil tuli hästi palju õnnistusi, neile anti hästi palju Allahilt, aga nad olid ikkagi tänamatud ja nad nõudsid rohkem ja rohkem. Ja siin on ka meile meeldetus, et kui tihti tegelikult, kui palju on neil õnnistusi selles elus, isegi silma nägemine võtame mingisugust muud, et me saame kõndida, et meil on söök ja jook ja kõik selline olemas. Et see on ka tegelikult tohutu õnnistus, ja tihtipeale me võtame neid Allahi õnnistusi iseenesest mõistetavalt. Et just kui meil peaks alati kõik see olemas olema. Et me umbes nagu peaaegu nagu nõuame, et see on nagu miinimum, et mis meil peab olema. Aga tegelikult kõik see on Allahi õnnistus ja kingitus. Et me peaksime igat seda õnnistust väärtustama, Allahit tänama selle eest, olema iga õnnistuse eest tänulik. Ja see peaks, sest kui inimene on tänamatu, siis see võtab teda eemale ka sellest Allahi teenimisest valvusest näiteks, et aga kui inimene on tänulik, ta mõtleb iga asja peale, et alhamdulillah, et mul oli täna hommikul midagi süüa, alhamdulillah, mul on voodi, kus magada, et siis see suurendab ka inimese tänulikkust ja see suurendab ka inimese teenib nagu inimene, et inimene teenib rohkem siis Allahit läbi palvuste, läbi teiste heade tegude. Ja Allah ütleb järgmises versis وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ja me andsime teile pilvedega varju ja saatsime teile alla mannat ja kutte, öeldes sööge headest asjadest, mis me oleme teile andnud. Ja nad ei teinud meile ülekohut, meie siis tähendab Allahit, vaid nad tegid ülekohut iseendi vastu. Ja jällegi pärast kõike seda, pärast kui nad seda vasikat teenisid ja kõiki muid sellist tänamatust ja nõudsid, et nad näeksid Allahit, oli ikkagi Allah armul nendega andis varjuks neile pilved, siis nendel aastatel, kui nad kõrbes pidid ringi käima, mis kaitsesid, need pilved kaitsesid selle päikse kuumusest. Ja ta saatis ka mannat, mis oli neile toiduks. Ja jällegi, et kui ka nendel inimestel, kes oli täiesti kõrbes, neil ei olnud midagi süüa ja Allah ikkagi saab neile anda midagi, Allah on Ar-Razzaq, tema, kes annab elatist ja samamoodi ka meie, kui me vahel ei ole midagi. Siis me ei peaks kunagi lootust kaotama, et Allah saab meile anda, kõik kui halb meie olukord on, ta saab anda meile seda, mida meil on vaja. Vahepeal on lihtsalt vaja seda, et me teda paluksime. Ja Allah ütleb, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Ja meenutage, kui me ütlesime, sisenege sellesse linna
mis tähendab Jeruusalemma, Beetul või Al-Quds, Jeruusalemm. Ja sööge siis sealt külluslikult, kus iganes te soovite ja sisenege läbi värava kummardust tehes ja öelge andestust. Me andestame teile siis teie patud ja me lisame heategijatele head. Et siis jah, erinevaid arvamusi on, aga korrektsem arvamus õpetlaste kohaselt, mitmete õpetlaste kohaselt on, et see oli siis see linn oli siis Beit el-Maqdis või Jeruusalemm. Ja või siis püha maa. Teises varises ütleb Allah, et ja qawmi dukhulul ardal muqaddasat allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu, kus Allah ütleb, et sisenege pühale maale. Et see on siis see püha maa. Ehk siis pärast seda, kui nende selle 40-aastane ringi ekslemine või lõpu sai, siis Allah lubas Iisraeli lastel siis vallutada siis see püha maa. Ja kui nad siis selle vallutasid, kästi neil siis siseneda nendesse väravatesse sudžeden, mis siis Ibn Abbasi kohaselt tähendas nagu kummardades ja tänades Allahi selle võidu eest, et neil oli lubatud tulla sellele maale ja päästa, et ta päästis neid sellest ekslemisest, kõrbes ekslemisest. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Need, kes olid ülekohtused, asendasid selle sõna, see hitta, et andestust, mis neile öeldi mingi teise ütlusega, mis järel me saatsime alla neile, kes olid ülekohtused, karistuse taevas selle eest, et nad olid sõnakuulmatud. Jällegi sõnakuulmatus jätkus ka siin, et kui neil oli kästud öelda hitta, mis tähendab nagu andestust, et paluda andestust, sisenedes sellesse linna, asendasid nüüd selle mingi teise sõnaga, on öeldud, et nad asendasid selle sõnaga hinta, mis tähendab mingi viljaterad, nagu viskasid nalja selle üle või naeruväärsusid seda, mida neist nõuti Allahi poolt. Ja mis tõi ka siis Allahi viha ja karistuse selle eest. Ja Allah ütleb, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ja meenutage, kui Mooses palus oma rahvale vett ning me ütlesime löö oma kepiga vastu kaljut, siis purskus sellest välja 12 oja. Iga suguharu, ehk siis oli 12 suguharu, iga suguharu sai teada oma joogikoha. Sööge ja jooge Allahi annist ja ärge käige maa peal ringi kahju tegijatena. Ja Ibn Abbas on edastanud, on edastanud, Ibn Abbas ütles, et oli selline nelinurkne kivi, mida oli siis kästud Moosesel oma kepiga lüüa ja siis sellest tuli 12 oja välja, et iga selle neljanurkse kivi küljes siis, või kalju küljes oli siis kolm seda oja. Jällegi, see on jällegi märk sellest, kuidas Allah suudab teha kõike, et meil on vahepeal mingisugused probleemid, mis on tegelikult nii tohutult väiksed selle kõrval, kui suur on Allahi jõud ja võim midagi teha. Vaatan, palju meil Asri ja Taanini on jäänud, vist 3 minutit, 3 minutit. Ja järgmine äja, mis on 61, ma loen selle tähenduse, äja ise on hästi pikk, ma loen selle eestikeelse tähenduse praegu ainult. Ja meenutage, kui te ütlesite, o Mooses, me ei kannata ühte ja sama toitu, nii et palu meie eest oma istandat, et ta tooks meie jaoks maasest välja selle ürte, kurke, küüslauke, läätsesid ja sibuleid. Ta, ehk siis Mooses, ütles, kas te vahetate selle, mis on parem, selle vastu, mis on halvem. Minge mingisse linna ja te saate selle, mida te küsite. Nende peale pandi alandus ja vaesus ning nad läksid tagasi koos Allahi vihaga. Seda sellepärast, et nad olid uskmatud Allahi märkide suhtes ja nad tapsid prohvetid ilma õiguseta. Seda nende sõnakuulmatuse ja harjumuspärase üleastumise pärast. Ehk Iisraeli lapsed olid siis nüüd kannatamatud, tüütus ära see sama toit, mis anti, kuigi see oli see manna
ja vutid. Ja neile tuli meelde see, nagu meenutas seda, kuidas nad elasid, et kui neil oli kombeks süüa lääntsesid, sibulaid, küüslauku ja herbe. Ja nad tahtsid siis, et saada seda, või palusid, et ütlesid, palu meie eest oma issandid, et tooks meie jaoks maa seest välja siis neid asju. Ja jällegi see tänamatus selle eest, mis Allah oli andnud. Ja ma arvan, lõpetaksin Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiithiga, mida Imam Ahmed on edastanud. Abdullah ibn Mas'ud ütles, et Prohvet Muhammad või Allah sõnumid sallallahu alaihi wasallam ütles. Vabandust, see on üks teine hadiit. Tahtsin nüüd teist hadiit öelda, An Ubayd ibn Tirmidi on edastanud, et Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles: "Men asbaha minkum aminan fi sarbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bijadafiriha." Et see hadiit, millega me lõpetame, tähendab seda, et kes igaüks, kes teist ärkab ülesse hommikul, nii et ta on oma nagu majas või elamus, tal on turvatunne, ta on oma kehaga terve, tal on terve keha ja tal on ainult qutu yawmihi, tal on see, mis söögi nagu poolis, mis talle piisab selleks päevaks, üheks päevaks. Et mitte, et oleks mingi terve nädala toit olemas või mitme päeva toit, et tal on lihtsalt ühe päeva toit olemas. Siis prohvet ütles sallallahu alaihi wasallam selle kohta, et faka'annama hizat lahu ad-dunya bijadafiriha. Et see on justkui terve maailm on talle antud. Et see juba, et inimene et tal on turvatunne oma elamus, kus ta elab. Ta keha on terve ja tal on ühe päeva toit olemas. See võrdlustas, Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam võrdlustas seda, et justkui tal on antud terve maailm. Et me peame mõtlema ka selle peale alati, et kui palju tegelikult meil on ja oleme sellest tänulikud. Mitte ainult tahtma rohkem ja rohkem ja rohkem selles maises elus, aga tänama Allahit selle eest, mis meil on ja mitte olema tänamatud. Aga sellega ma täna lõpetan, meil on Assari aeg inshallah. Barakallahu fiikum. Ja subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.